kõigepealt palju õnne sellise piduliku päeva puhul. Kui Olav mind siia kutsus, siis ma mõtlesin, et miks mitte, võib rääkida. Tegelikult on see asi, millega me igapäevaselt tegeleme. Peale esimest 2 tundi ma mõtlesin, et äkki see on nagu kõige parem mõte, see nõusolek kohe ära anda. Et kui ma seda hommikust sessiooni kuulasin, siis mulle jäi mulje, et on hästi suur erinevus kultuurimaailma ja ettevõtlusmaailma vahel ja neid püütakse natuke nagu vastandada ja seda lõhet seal tekitada. Ja ma ei tea, kas see nii on või ei ole, sest ma näen seda ikkagi enamjaolt ettevõtluse poole pealt. Aga üks mõte tuli küll, et kui vaatasime seda Rein Langi esimest slaidi, kus oli toodud Kultuuriministeeriumi ja Kultuurkapitali summad, mida välja antakse, siis ma enne nende slaidide ettevalmistamist püüdsin välja arvutada näppude peal, kui palju siis ettevõtted kultuuri toetavad ja ma jõudsin umbes sellise numbrini nagu 20 miljonit eurot aastas. Nii et ta enam-vähem on võrdne sellega, mis on siis Kultuurkapitali iga-aastane eelarve, mis välja antakse. Kui küsida nii, et kui eraettevõtlust ei oleks, kas Kultuuriministeerium ja Kultuurkapital annaksid raha välja samamoodi, ma arvan, et nad annaksid täpselt samamoodi seda välja. Kui küsida teistpidi, et kui Kultuuriministeerium ei oleks ja Kultuurkapital ei oleks, kas ettevõtted annaksid samamoodi raha välja? Ma arvan, et annaksid küll. Võib-olla annaksid isegi rohkem. Nii et selles mõttes need 2 maailma natuke nagu teineteisest eraldi eksisteerivad. Palju vastuseid küsimusele, miks toetame kultuuri, vastas ridade vahel Armin Kõomägi juba ära, kes oli tähelepanelikum, luges sellega välja. Kõrva jäi üks mõte, no, ma räägin oma mõtted kõik ära, sest mul kahjuks paneelis ei õnnestu osaleda. Et see mõte, mis mulle kõrva jäi, oli siis see, et Armini sõber, kes tegutseb kinnisvarasektoris, pidas oma tegevust ka loominguks. Ja ma arvan, et neid inimesi on nagu päris palju, kes niimoodi mõtlevad. Ja ma arvan, et see mõtlemine ei ole üldse nagu vale või see ei ole taunitav. Et see on see, millega inimesed iga päev tegelevad. Ja see on see, mida nemad loovad. Et lõpuks, kui tõesti üks korralik ja ilus maja valmis saab, see on ju ainult rõõm kõigile. Tegijale ja nendele, kes seal elavad või töötavad või kes sealt mööda kõnnivad. Ja samamoodi ka siis panga tegemine ei ole midagi muud kui üks looming. Ei ole niimoodi, et kusagil on inimene, kes paneb 70 miljonit raha lauale ja ütleb, et ma hakkan panka tegema. Et üldiselt need, kel raha on, nemad ise ei tee midagi. Ja selleks ikkagi võetakse inimesed, kes seda tööd teevad, kes näevad selles töös enda jaoks enese teostust ja oma loomingut. Eestis ei olegi ühtegi inimest, kellel oleks 70 miljonit eurot. Kahjuks Äripäeva rikaste toppi võite lugeda, aga tegelikult see on ainult nende vara, millest on maha lahutamata jäänud kohustused. Panga tegemiseks 70 miljonit eurot kokku saada tähendab seda, et meil on 250 investorit. Ma olen seisnud iga investori ees, rääkinud, miks me seda panka teeme, kuidas meil on läinud, kuidas meil hakkab minema, miks nad peaksid sellesse investeerima ja miks nad peaksid ja mis nad sellest investeeringust lõpuks saavad. 2011 me tegime kahjumit 8 miljonit eurot aastas, päris suur summa. Ma läksin uuesti investorite juurde, rääkisin uuesti, miks ma usun seda, miks meie meeskond usub seda, mida me teeme. Me saime uuesti raha. Jätkusime tegevust samas tempos, nagu planeerisime, võib-olla kiireminigi veel. Täna hommikul tulime välja oma tulemustega, eelmisel aastal meie kasum oli 10 miljonit eurot. Ja ma usun, et need inimesed, kes loominguga tegelevad, kui nad usuvad sellesse, mis nad teevad, siis see loob väärtust ka teiste inimeste silmis ja on võimalik seda raha kergemini kaasata. Et kui loomingut tehakse nii, et see on kõrvaltegevus või ma proovin, et ega siis ei ole neid inimesi ka, kes ümbert ringi õnnestuks ära veenda
toetajate näol. Tulen korra panga juurde tagasi, et endiselt raha, mis meil on, kuulub siis kahele grupile. Üks on hoiustaja, võib-olla osad teistki. Inimesed, ettevõtted, see on hoiustajate raha. Ja teiseks on meil siis aktsionärid. See on raha, mille nad on investeerinud, mida nad on oma muudest säästudest meile eraldanud ja ootavad sellele siis mingit tootlust. Et kui nüüd tuleb keegi oma kultuuriprojekti jaoks raha küsima, siis kokkuvõttes ma annan nende kahe huvigrupi raha välja. Et ilmselt, kui te oleksite hoiustaja või investor, te ei tahaks seda raha niisama ära anda. Hoiustaja ei taha üldse mitte midagi kaotada. Nii et selles mõttes on nagu keeruline neid otsuseid teha, kellele siis raha anda. Ja ma nüüd räägin võib-olla sellest, mis toimub autos kapoti all, et miks auto sõidab. Autopoes keegi ei hakka rääkima, et tegelikult seal mootoris ja kapoti all kogu aeg midagi plahvatab. See on jõudne, et räägitakse ikka muudest asjadest. Et see, mis ma räägin, natuke meenutab seda, et ma teen selle kapoti luugi lahti ja näitan, mis siin siis sees on. Esimene asi, selgelt ma tahaks eristada, et toetajaid on erinevaid. On täiesti erinev toetaja ettevõtte kui juriidiline isik ja on täiesti erinev toetaja eraisik või ettevõtja. Nendel on täiesti omad põhjused, miks nad midagi toetavad. Et ettevõtte lähtub ikkagi oma eesmärkidest, oma ärilistest eesmärkidest ja oma huvidest. Ettevõtte asi on kasumit teenida, muidu seda ettevõtet ei loodaks. Et see on see, mis ettevõtet võib-olla MTÜ-st eristab, et ta peab teenima kasumit. Järelikult kõiki asju, mis ta ette võtab ta ette selleks, et oma kasumit suurendada. Neid põhjuseid võib olla erinevaid, et oma tuntust tõsta. Ma kujutan ette, et kui keegi toetab Arvo Pärdi keskust, siis loomulikult võetakse seda toetajat juba iseenesest kui suuremat firmat, kui ta võib-olla tegelikult on. Ja miks ettevõttel on oluline, siis läbi suurema tuntuse tekib kuvand, et ettevõte on suurem ja läbi suuruse paljuski tekib ka ettevõtte usaldusväärsus. Palju meie sellisest toetusest, mitte ainult LHV-s, aga muidu ka Eestis käib läbi reklaamilepingute, seda ka erinevatel muudel põhjustel, aga sageli on see lihtsalt üks reklaamiväljund, miks seda tehakse. Ja võib-olla väiksem põhjus, aga siiski oluline, et ettevõtluse poole pealt ei ole nagu väga palju toetajaid. Neid korralikke ettevõtteid, kes saavad arvestatavaid summasid toetusteks välja panna, on vähe. Raha küsijaid on palju. Ja ettevõtete puhul siis need ettevõtted, kes toetavad, need oma vahel kuidagi lõimuvad rohkem ja võib-olla teevad ka mingitel muudel puhkudel rohkem äri. Nii et kahju küll, aga ettevõtte seisukoha pealt kõik toetused, mis tehakse külma peaga ja koos kalkulaatoriga. Eraisik, see on hoopis teine maailm. Ettevõtja, täiesti teine maailm. Tema lähtub sellest, mis talle meeldib. Need otsused ei ole üldse ratsionaalsed. Et kellele meeldib kunst, tema võib sinna lõputult raha panna. Mõni konkreetne kunstnik, kes tahab kirjandust toetada, kes tahab muusikat toetada. Need on need asjad, mis tulevad südamest, seal ei küsita mitte midagi vastu. Lihtsalt selline number, et võtsin kokku siis, meil on selline huvitav, just aasta tagasi võtsime eesmärgiks, et loeme kokku, kui palju meile tuleb aasta jooksul toetus palveid või avaldusi. LHV Panka tuli see eelmise aasta jooksul 2014 üle 500 taotluse. Me umbes tegelesime 5 projektiga, 1%-ga.
et toetusi küsijaid on nagu kohutavalt palju ja me ise neid selekteerime, ise mõtleme, et kes on siis hea, kellele võiks midagi anda, kellega koos midagi teha. Ja samal ajal, kui palju pöördub meie aktsionäride poole, vähe, väga vähe, mõned. No, mida tuntum inimesed rohkem muidugi, aga siiski oluliselt vähem, see võib olla kümnetes kordades vähem. Nii et võib-olla oleks isegi hea pöörduda otse ettevõtjate poole, kelle puhul on teada mingisugused konkreetsed huvid, millega nad tegelevad. Siis tahaks veel selguse majja tuua, et ettevõtted tegelikult ei toeta, et ettevõtted sponsoreerivad, ehk siis teevad koostööd mõlema osapoole huvides. Toetamine, annetamine on need, kus võib-olla väga palju midagi vastu ei soovita saada. Annetamise puhul on see ehk aitäh, kui sedagi. See on siis puhtalt missioonitundest tehtav annetus. Ja toetamise puhul jällegi on need mingid muud eesmärgid võib-olla, mida mõnel fondil, asutusel või seltsil on vaja saavutada. Aga mõned näpunäitud. Kuidas me siis selle 500 taotluse vahel vahet teeme? Esiteks, igal ettevõtmisel peab olema oma sihtrühm ja rõhk ei ole mitte sihtrühmal kui sõnal, vaid olemasolul kui sõnal. Et sihtrühm, vahel tehakse asju, millel ei ole nagu sihtrühm, et neid tehakse endale või ei mõelda selle peale, et kes on see lõpptarbija, et seda nagu võiks mõelda ja oluline on, et see siis kattuks ka selle ettevõtte oma sihtrühmaga. Et kui meie näiteks pigem tahame olla sellised nooremapoolse kuvandiga, siis kindlasti me toetame ka neid inimesi, kes on nooremad. Võtame näiteks kunstnikud. Et midagi pole teha, aga me oleme eesmärgiks seadnud. Jah, võiksid olla nooremad inimesed, kellel on siis tulevik oli sees ja kes tõesti vajavad seda toetust ja aitaksid meil siis oma kuvandit selle järgi ka sättida. Siis enamjaolt kõik toetusprojektid tehakse selleks, et klientidele midagi pakkuda. Harva, kui tehakse selleks, et oma töötajatele midagi pakkuda, juhtub seda, aga üldiselt peaksid siis kõik need projektid ka kliente, nagu siin enne juttu oli, kõnetama, et mida rohkem üks projekt suuremat arvu klientidest kõnetab, seda suurem on ettevõttepoolne huvi seda projektiga toetada. Kindlasti on eelistatud kõik olemasolevate projektide partnerid, et kui keegi on juba omale hea toetuse saanud, siis jumala pärast seda tuleks nagu hoida. Et seda on hästi lihtne kaotada, aga ja raske hoida. Toetusvaldkondade tasakaal ettevõttes, et loomulikult keegi ei taha ainult ühte valdkonda toetada ja üldiselt välistatakse ka oma ala konkurendid samas projektis, et kui meie juba ühe toetajana oleme, siis vaevalt me tahaksime, et seal mõni teine pank oleks või kui mõni automüüja toetab mõnda projektis, vaevalt, et ta tahab, et mõni teine automüüja seal toetaja oleks. Nii et sellega tuleb ka arvestada, et ei ole mõtet saata ühte avaldust korraga 5 panka, et võiks nagu alustada kõige potentsiaalsemast ja kui sellega ei klapi, siis minna edasi. Kindlasti loeb hästi palju, kes selle projektiga tegelevad, et selline eestvedamine, oma nägu, mida suurem on see projekt, seda suurem on tõenäoliselt, et seal on keegi, kes ei tegele mitte ainult loominguga, vaid tegeleb ka natukene selle asja kokku jooksutamisega ja see lisab siis toetuse mõttes olulist kindlust, et see läheb õigesse kohta. Toetuse osa kogu projekti eelarves ja ettevõtte nähtavus on väga kahe otsaga asi, et
mõni väike projekt, mida toetada 100%-liselt, võib tuua väga hea nähtavuse, võib ka mitte tuua. Samas, kui mõnes hästi suures projektis olla sees ja võib-olla selle projekti eelarvest toetada ainult 5 või 10%, mõnikord ei saa sellest mitte mingisugust nähtavust, teinekord võib sellest nagu väga palju nähtavust saada. Et kõik sõltub ka sellest, kuidas need projekti korraldajad siis on oma väljundit, mida nad ettevõtetele pakuvad, üles ehitanud. Ja korrektsuse asjaajamisel, et sellest 500 avaldusest võib vaadata, et osa on kirjutatud täiesti kirjaoskamatute inimeste poolt. Raske uskuda, et siis tuleb hea looming, millegipärast juba eeldada, et kui ei suudeta korralikku kirja kirjutada, siis ei suudeta ka edaspidi korralikult asju teha. Ja samas on ka teisi äärmusi, kus tullakse 1, 2, 3 korda aastas 100 leheküljeliste presentatsioonidega, mis on selgelt nagu liiga palju, et kellelgi ei ole aega. Et kui kõik need 500 taotlejad tuleksid 100 leheküljega, seda ei jõua mitte keegi enam läbi töötada. Et ta peaks kuskil nagu mõistlikkuse piires olema. Ja korrektsuse asjaajamisel, mida ma veel võib-olla mõtlen, on see, et on selline tore asi nagu tulumaksusoodustusega MTÜ-de ja sihtasutuste register, et kes vähegi tahab toetusi taotleda, peaks seal kirjas olema. Ja üllataval kombel see ei olegi nii elementaarne, et sellest me peame ikka päris sageli rääkima. Et kui seal mitte olla, siis sisuliselt võib öelda, et 5-aastase toetuse asemel võimalik 4 aastat toetada. Ja ühte asja ma ei pannud kirja, mis on veel pähe tuli, et just see sama suhte hoidmine ja tänamine, et tegelikult iga toetus on toetuse andjale ka oluline ja kui see võetakse lõpuks peale mingit projekti korralikult kokku ja tehakse koos mingid järeldused, mis läks hästi, mis halvasti ja mida võib-olla järgmine kord paremini teha, et sellest on nagu väga palju mõlemale poolele abi. Vastupidi siis see, et tullakse täpselt 11 kuu pärast uuesti ja küsitakse, et me eelmine aasta tegime, et miks me see aasta ei tee. Päris nii ka ei käi. Mida ja miks ettevõtted eelistavad? Veidiki subjektiivne list, nimekiri, aga jällegi ei erine väga palju sellest, mida need kooliõpilased panid kirja, et millest Armin rääkis, et esiteks internet, teiseks sport ja kolmandaks muusika. Internetti meil ei ole õnneks, aga väga palju ettevõtetest eelistavad sporti, muusikat, teatrit ja seda sellel põhjusel, et see kõnetab paljusid inimesi. Sellega on hea endale väljundit saada, sellega on siis hea oma klientidele midagi pakkuda. Sellest saavad paljud inimesed aru. Ja selle kohta on palju häid näiteid ka. Nüüd, mida vähem eelistatakse, on kunst. Võib-olla sellel põhjusel, et see kõnetab vähemat hulka inimesi. Kohati võib-olla isegi mitte kunsti, aga mõne muu asja puhul ka, et me teeme seda siin väga paljuski nagu iseenda jaoks. Eestlane teeb siis eestlase jaoks seda kultuuri, et see ei jõua nagu mujale maailma. See on natuke nagu selline Nõukogude Liidu rubla kunagi oli, et omas riigis ei ole kõva raha, aga väljaspoolt polnud mitte midagi seal peale hakata. Ja palju käib ka meie tänapäeva loomingu kohta, et see Eestis töötab, aga kui see välja viia kas või naabrite juurde, keegi ei tea sest midagi, kehituvad õlgu, neil on endal 20 samasugust. Filmi puhul jällegi väga raske toetada, kuna eelarved on tavaliselt hästi suured ja sellega ei pääse nagu mitte kusagile pildile. Kirjanduse puhul Eestist väga vähe näiteid. Nüüd viimane asi, mis pähe tuli, oli siis romaanivõistluse uuendamine uue formaadiga ja uute toetajate leidmine. Selleks oli vaja 4 ettevõtet. Ka üks asi, mis jälle meie laua pealt on läbi käinud, aga me seekord ei osalenud selles. Et ei ole nii, et isegi romaanivõistluse võiks ainult üks ettevõtte ära toetada. Arhitektuur, see käib jällegi väga väheste ettevõtete kohta, kes sellest midagi
saavad või oskavad seda oma tegevusega siduda, võib-olla need, kes siis mingit puitmaju toodavad. Arhitektuuribürood üksikuid näiteid on, aga mitte väga palju. Ja rahvakultuur samamoodi. Me oleme osalenud kõikides nendes projektides või valdkondades, välja arvatud siis rahvakultuuris. Ja kõik on nagu kogemustega kaetud. Nüüd võib-olla see mõte, et kuidas need kaks erinevat maailma võiksid siis ettevõtete ja näiteks selle kultuurkapitali poolt toetatava osas kuidagi moodi kokku joosta oleks ainukene mõte, mis mul pähe tuli, siis see, et nii nagu pangas kellelegi ei anta 100% laenu, ikka eeldatakse, et inimesel või ettevõttel on oma finantseering. Nii võib-olla võiksid olla ka mõned projektid sellised, kus on siis erasektori toetaja, kes annab mingisuguse osa ja kultuurkapital toetab siis ülejäänud osas. Et võib-olla see nagu annaks mingit kindlust või lihtsust nende projektide üle otsustamisel, et kui on juba erasektorist ka raha olemas, et siis tundub projekt olevat selline, mis ka töötab. Näiteks. Nii palju ettevõttest. Eraisikutest lõpetuseks üks slaid. Väga erinevad toetused on Eestis. Ja kõik lähtuvad sellest, mis neile meeldib. Esimesel pildil on Arko Vara juhi Tarmo Silla auto. Võidusõidu auto, see on tema hobi. Teine tema hobi on siis kunst, Eesti kaasaegne kunst. Ja ta palus siis Marko Mäetammel kujundada oma uus võidusõidu auto. Hästi huvitav töö. See auto minu teada ei ole Eestis sõitnud, et see on välisriikides käinud võistlustel ja kõik tunnevad selle vastu hästi suurt huvi, et mis see on, kes on selle teinud. Ja siin on alati võimalik lugu kaasa rääkida. Seda saab alati siis tutvustada vähemalt ühte kunstnikku ja kui hästi läheb siis kogu Eestist midagi enamat rääkida. Miks on ka hea näida sellepärast, et tegemist on tellitud tööga. Jälle siin enne oli natuke jutuks, et kas tööde tellimine on hea või halb. Ma arvan, et küsimus ei ole selles, kas luik peab olema valge või kollane. Seda ei taha keegi tellida. Aga häda on selles, et kui meil on valge sein, kuhu me saame 2x3 meetrit töö panna, siis on ka raske leida inimesi, kes tahaksid seda tööd teha. Sellepärast, et see ei ole nagu see, mida ma tahaksin hommikul üles tõustes tegema hakata. Et selline loomingu vabadus on nagu väga suur. Ma ei tea, kas see toetusega jälle väga hästi kokku käib. Et ma pigem nagu kutsuks üles rohkem osalema sellistel tööde tegemistel, kus keegi midagi tellib. Et keegi ei ütle nagu sisu osas mitte ühtegi asja. Et see võib olla lihtsalt nagu formaat. Et sulle öeldakse, et siin on auto, mõtle välja. Tõeliselt huvitav projekt. Ja teine on siis Enn Kunila kunstikogu, et mida ta siis õigupoolest toetab. Et need on ju galeriidest ostetud tööd, peamiselt meie seast juba lahkunud kunstnike tööd, aga ometi ma ütlen, et see kunstikogu toetab Eesti kunsti rohkem kui võib-olla ükski muu toetus, mis kunstivaldkonnas on ette võetud. Et see on see suurim tutvustus, mida tehakse Eesti kunsti kohta meil, välismaal, ja kui seda poleks, ma ei kujuta isegi ette, mis sellist auku täidaks. Nii, kõik.